ja tulin voodisse, panin oma silmaklapid pähe, hakkan just vaikselt magama jääma ja siis mingi vana mehe häälega keegi nagu kõvasti sosistab mulle otse sellesse kõrva, mis ei olnud vastu patja minu lapse nime. Väga andekas tüdruk. Auto lohistas teda mitukümmend meetrit. Pärast nägin. Tal olid kotis 3-kilosed hantlid. Need olid ka muljutud. Kujutage ette, kui suur pidi olema kiirus. Mille pealkiri oli siis, et 70-aastane merekapten mõrvas oma naistuttava, kas esimene eestlane elektritoolil. Ja seisan seal laua juures, vaatan, et siuke salvrätiku nutsakas on laua peal. Laud on muidu täiesti puhas. Mõtlesin, et ei tahaks ka vist süüa niimoodi, kui kellegi räpane salvrätik siin on. Võtsin siis selle salvrätiku niimoodi ja läksin, kõndisin prügikasti juurde, viskasin ära, tulin tagasi. Salvrätik on jälle laua peal. Muidugi unustasime ära, et me pidime ka saate lobasaate tegema. Teeme järgmine kord paremini. Teeme järgmine kord paremini, jah, sest me oleme katki. Saate ainult paar sekundit loba, enne kui ma ütlen tere, minu nimi on Taki ja teie olete külmaväristajad ja kikimooride sõbrad. Ongi meelest läinud. Ongi meelest läinud. Mina olen Heidi, mul on ka meelest läinud. See tuletab mulle meelde, kuidas kunagi, kui ma Postimehes veel töötasin ja tulin pikalt puhkuselt, ma ei tea, paar nädalat ja ei mäletanud enam oma arvuti parooli ja pidingi itimeeste poole pöörduma ja siis tuli välja, et mu parool oli Dagmar. Väga loov iseenesest, tundub turvaline. Aga ma pean ütlema täpselt sama asja, minuga on sama asi juhtunud. Või oli kasutajanimi Dagmar, no ühesõnaga midagi kummalist. Jah, kasutajanimi ikka, ega ma parooliks ikka enda nime ei pane. Igaks juhuks ja nüüd ärge hakake palun küberründama mind. Ja see, et ma olen nüüd niimoodi ekraanist tavapärasest kaugemal, ma ei tea, kui palju teid see häirib või segab, on sellest, et ma lagunen igast otsast. Mul on tunne, et mul on kuri silm peale pandud, mul on ka omad kahtlusalused selles osas, nii et siit olete te rebukitud ja ma keelan, aga igal juhul ja mul on tohutu närvipõletik kõlas olnud, mis tõttu ma pean otsima siukest head asendit ja lisaks oli mul siin paar päeva tagasi siuke silmapõletik, mis paar päeva tagasi, see oli eile vist, kui pidime salvestama tegelikult. See oli eile, jah. Tulnud silm lahti ka ja siis lisaks valutab mul veel jala peal kont, nii et ma olen arstide juures käinud kõvasti ja eks ma siis saan varsti teada, et ma pean ilmselt kõigest heast oma elus loobuma ja hakkama trenni tegema või närvivalud vastu tõenäoliselt trenni ei soovitata, aga ilmselt kõige muu vastu. Kuidas sinu suvi seni on läinud? Ma olen teinud see suvi asju, mida ma ei ole teinud aastaid. Nii, peale trenni käimise. Sa juba istud selles mõttes. Pane nüüd tähele. Ma olen käinud rannas korduvalt päevitamas. What the fuck? I know. Ma olen teinud sitaks trenni. Ma olin eile maailma kõige õnnelikum inimene, sest ma sain uue tolmuimeja, et koristada. No, seda ma nägin ja see... Annad vana mulle või? Ma mõtlesin vana maale viia tegelikult. Aga mul ongi... jaa, mul on ka uudiseid ju. Sul on ka uudiseid. Sul on selles mõttes palju eventful rohkem olnud see suvi kindlasti. Ma loodan, et sa kasutasid päiksekaitsekreemi ikka. Jaa, absoluutselt. Tubli. Ja teiega kõik te, kes te käite praegu väljas, palun kasutage. Ega on puhtu hulluks läinud ei ole selles mõttes. Ma saan aru, et mina rannas olen nagu äärmuslik näid. See on äärmuslik ja me käisime lisaks selle, et meil oli väga sisutihe jaaninädal, mis päädis ka Prangli ja Kerisaare külastusega.
kus sai siis ka meelde tuletatud Kikides või Külmakates, ma ei mäleta kumma, siis Külmakates, sest et see on raamatus Eesti vanad roimad, mille korrektuuri lugemise ma täna just lõpetasin ja siin saatekirjelduses on olemas raamatu eeltellimise link. Paneme ka äkki siis ekraanile QR koodiga. Paneme, sest mina lubasin, et ma toimetan. Et saate raamatut ette tellida, tuleb see välja 21. augustil. Igal juhul Pranglil oli siis perekond Einbergide mõrv, kui tapeti nii pereisa, pereema kui siis ka vanaema ja laps korraga kõik samal päeval. Käisime nende haual, nii et mälestasin neid. Aga kogu see trip ise oli muidugi väga lahe ja tore ja siis kohe sealt edasi panime me Danieliga Foo Fightersi kontserdile Berliini. Tema muusikas ei ole, aga ta oli nii armas ja nii vapper, ta oli nii vaimustuses sellest, et see oli lihtsalt kogu see olümpiastaadion, on ju. See on ju ikkagi natside ehitatud megaehitis, on ju, nagu neile meeldis. Ja lihtsalt kõik see 80 000 inimest, see oli tema jaoks nii suur elamus, ta kunagi käinud siuksel kontserdil ja meil oli fännitsoonis seal pilet ka, mis tähendab, see oli lahedalt ruumi, me saime vahepeal toetada oma haigeid jäsemeid ja ta elas mulle nii kaasa ja seetõttu on mul esimest korda kontserdilt videod, kus keegi filmib mind, kus ma ise tantsin ja kaasa elan ja seda on nii äge vaadata ja ma olin lihtsalt nii õnnelik, aga see trip ise oli muidugi langes sellele ajale, kui oli siis nädalavahetusel olnud seal 40 kraadi niimoodi, et neil asfalt sulas ja trammiteed sulasid ülesse ja nii, et me sattusime kui oli veel see 30, mis minu jaoks oli juba liigi vaevaline, aga õnneks siis need järgmised päevad oli siuke juba tavalisem soojamapoolsem Eesti suvi. Nii et käisime siis seal ka ikka Brandenburgi väravate juures ja ka siis juudi mälestusmärgi nende Stelede juures, kus ma olen parem teinud. Ja eriti pärast minu seda aastat, kus me oleme koolis väga palju rääkinud kõikidest nendest mälestusmärkidest ja üldse väga tore oli. Aga see läheb, tegelikult see pika ringiga tahtsin rääkida seda, et lennujaamas Daniel käis apteegis, et osta kreemi, mille ta oli maha unustanud ja siis võtta siis ka päiksekaitsekreemi. Ja kui te olete mu sotsiaalmeedias käinud, siis te teate, et ta on kiilakas, nagu üks kiilakas mees olla saab. Ja siis, kui apteeker oli talt küsinud, et mille jaoks ta küsis kangusega 100 100 SPF on ju. Ja siis, kui see apteeker küsis, et mille jaoks te seda vaja on, siis Daniel oli lihtsalt teinud niimoodi. Palun vaadake mu pead, mul on vaja. Nii et me olime ka kenasti kaitstud. Aga jah, kõige suurem uudis ikkagi aga selle suve kõige suurem uudis, tegelikult on meil need 2. Minu jaoks isiklikult on see Vanade roimade raamatu väljatulek, aga enne seda juba teie jaoks siis nädala aja pärast, jah? Jaa, ongi vist oli 25. jah. Mis selle tuuri nimi veel täpselt oli? Räägi sina sellest täpsemalt. See oli meil Kikimooride kummituslik öötuur äkki või lihtsalt Kikimooride öötuur ja seal me veame meie armsaid inimesi läbi vanalinna kõige kriminaalsemate ja kummituslikemate kohtade ja sükest asja me ei ole varem kordagi teinud ja keegi ei tea, kas teeme veel või ei teegi. Ja piletid sinna on veel mõned alles, neid saab Fientast, kui te panete sinna otsingusse Kikimoorid. Ja ma arvan, et tuleb jumala äge asi. Ja ma arvan, et selle lingi paneme ka siia alla kenasti. Ja lisaks me mõtiskleme, kaalume teha seda ligipääsetavamaks, ehk siis kuna live streaming on väga populaarne ja ega me ei saa olla siis kehvemad kui
see nüüd on kriips S ehk siis sarkasm aga me ei saa olla kehvemad kui I show speed või clavicular et me mõtleme, et me lisame võib-olla võimaluse ka osta striimipilet ehk siis te saate võib-olla kodus siis meiega kaasa kõndida. Me natuke vaatame tehnilisi võimalusi, kuidas seda teha, sest et me vähemalt paar tagasisidet oleme saanud, et ka kaugema kandi rahvas loomulikult tahaks tuurist osa saada. Paraku tuurid senimaani on olnud tõesti sellised, et füüsiliselt tuleb kohapeal olla, aga miks mitte proovida uue ajastu võimalusi. Me oleme küll vanad, aga võib-olla mitte nii vanad. Nii et meil on ka armas Mari-Liis, kes saab meid selles streamimise asjas aidata. Nii et vaatame, kuidas õnnestub. Et kui õnnestub, siis me jõuame teile teada anda. Ilmselt jah, sotsiaalmeedias kuskil. Ilmselt sotsiaalmeedias, just. Nii et hoidke silma peal. Kus sa oled laivis? Ma olen siin laivis, näed, sina oled siin meiega laivis ja see on meie suurepärane 5, näed, ringlait ja kõik. Ma ei tea, kuidas ma sind hoian sind nüüd, aga igal juhul see on reklaam, et te teaksite. See on see link, kus te hakkate nägema meie Kikimooride öötuuri live streami, kui te olete selle pileti ostnud. Kas te... Kurat! Või siis ühesõnaga, niimoodi te näete seda striimi. Lingi te saate, kas see on seesama link või mitte, tõenäoliselt mitte, aga me teeme striimi ja sel korral, kui me seda striimi teeme, oleme päriselt koos, mitte niimoodi, et Heidi on vaikselt ekraani peal. Lootust on, jah. Nii et mine Fientasse, otsi Kikimoorid üles ja taolise lingiga saad sa siis või taolise pildi sa saad, mitte taolise, vaid hoopis teistsuguse. Kõik täiesti läbimõtlemata, puhas kaos. Aga laivi me läheme, striimi me teeme, striimipiletid on Fientas saadaval ja see striim jääb ka vaadatavaks 7 päevaks neile, kes on striimipileti ostnud ja ka neile, kes ostavad tavapileti, et teie saate ka tagantjärele vaadata, kui te soovite. 7 päeva. Nii et selline lugu siis, ma ei tea, miks me ei teinud seda tavalisel Zencastri moel, aga me tahtsime lihtsalt proovida, kuidas striimi asi nagu töötab. Selle töötab. Okei, aga võt selline see lugu oli, nii et siis palju õnne meile kõigile ja kohtume 25. juulil kell 9? 8? 9. Okei, aga ma vajutan siis end stream ja püsige kõhedad seniks, kuni me kohtume. Ja saitegi siis loba kätte tasuta. Jah, tuleb nii välja. Me pole nii ammu näinud, et jah, et paraku me küll lubasime, et me siin vahepeal ka pakume teile üht-teist, aga no niuke andmine on olnud see puhkus ja siis veel see lisaks minu tervisehädad otsa, et läks praegu paraku niimoodi. Aga kas me läheme? Oota, enne kui me läheme lugude juurde, on ju aeg rääkida kriipidest asjadest, mis meie eludes on juhtunud. Oh, issand. Tahad sa enne rääkida enda kogemusi või? Sest et mul on vaja seedida seda, sest ma juba olin ära unustanud ja ma ei... Jaa, ma võin rääkida küll. Esiteks ma avastasin ja ma sättisin oma ekraani vahepeal siin, et La Douche on mul selja taga, sest et Miilal käis sõbranna külas ja nad on pagendanud koera oma voodiga siia, nii et siis saate üle pika aega laadet näha niimoodi pikka aega, kuidas seal siis on. Igal juhul mina kogesin elus nüüd esimest korda midagi, mida ma saaks nimetada glitch in the matrix. Aga enne seda veel ma räägin ühe tavalise loo, mis juba on selles mõttes õe juures ööbides tavaline, et seal igasugused asjad juhtuvad. Jah, see ikkagi juhtus nüüd jaanide ajal, mul on tunne, et ma arvan, et ma ei ole seda rääkinud, kui mul nüüd aeg sassis ei ole. Aga igal juhul ööbisime
me nagu ikka kontoris ja hakkasime juba magama jääma. Ma tean, ma sulle rääkisin, võib-olla sellepärast mulle tundub, et ma kordan ennast. Igal juhul, kui kordan, siis kordan. Ma tean, et ma olen kuulnud, aga ma ei tea, kas sa rääkisid Jah, ainult mulle. aga Glitch in the Matrix on uus, sest see juhtus lennujaamas. Igal juhul hakkasime magama jääma, juba olimegi poolunes, kui ma kuulsin midagi kolaki kukkus maha, tõusime püsti ja noh, aga midagi aru muidugi ei saanud, vaatasin koer ka ei reageeri midagi. Jäin uuesti magama ja siis hommikul selgus, et mu õemehel on siis siuke hästi suur, siuke vanaaegne kirjutuslaud, noh, siuke sahtlitega, noh, ikka täiesti siuke massiivne puidust ja siis seal oli siis sahtli eest oli võti ära kukkunud, lihtsalt niisama oma päi, me olime liikumatult kõik ja ka Glitch in the Matrix oli tõesti siuke, et ma mõtlen praegu seni selle üle, ma isegi ei rääkinud sellest Danielile kohe, sellepärast et ma ei suutnud ära hablada, mis juhtus. Meie lend hilines viimane, kõik lennud tegelikult hilinesid, aga enamasti see oli meile kasulik. See on siis, kui Merkuuri retrokraadi ajal reisid, onju. Ja me võtsime siis Vanda lennujaamast hot dog'e, seal Eesti värava juures on üks väga äge hot dog'i place, kus ma alati käin, kui ma lendan läbi Helsingi. Ja mina läksin, panin asjad meie sinna, kus me mingi laua valisime, Daniel läks toitu tellima ja seisan seal laua juures, vaatan, et siuke salvrätiku nutsakas on laua peal. Laud on muidu täiesti puhas. Siis mõtlesin, et ei tahaks ka vist süüa niimoodi, et kui kellegi räpane salvrätik siin on. Võtsin siis selle salvrätiku niimoodi ja läksin, kõndisin prügikasti juurde, viskasin ära, tulin tagasi. Salvrätik on jälle laua peal. Tea, mul on teooria. Oota, ma räägin. Ja, ma tahan seda teooriat väga kuulda. Siis ma vaatasin seda tükk aega. Siis ma võtsin uuesti selle salvrätiku ja läksin uuesti, viskasin ära. Ja siis, kui ma pärast sellest Taanile rääkisin, siis ta ütles, et ja, ma nägin, et sa 2 korda käisid. Mõtlesin, et mis sul nagu viga on. Aga ma ei tea, ma ju selgelt nägin, et ma ju võtsin selle salvrätiku ja laud jäi puhtaks ja ma viisin ära ja ma tulin tagasi ja see oli jälle seal. Kui keegi just ei teinud tünga meile. Nii, mis su teooria on? Mu teooria muidugi keerab seda võlli maha kõvasti. Aga kui ma mõtlen, mida ma ise oleks teinud, siis ma ei ole nii kõva pihv, et ma lähen salvrätikuid niimoodi käega korjama, ehk siis ma oleks võtnud teise salvrätiku ja võtnud nagu sellega selle ja siis see alumine oleks saanud tagasi kukkuda ja siis mul oma udupeaga mul oleks salvrätik peos olnud, ma oleks selle ära viinud. Ja ühesõnaga, sa saad aru, mis ma mõtlen? Ma saan aru, mis sa mõtled ja ma tegin seda teisel korral, sest et teisel korral siis ma kasutasin juba enda salvrätikut, et võtta siis uuesti nagu. Kokku oli 3 salvrätikut, millest üks oli minu oma. aga see oli kindlasti teine kord, kui ma seda kasutasin. Sest ilmselt mul oli vahepeal vaja nuusata midagi. I don't fucking know, mis see oli. Oli see tähelepandamatus, oli see, et keegi lihtsalt viskaski sinna selle rätiku uuesti laua peale. Ma ei tea, igal juhul väga head hot dogid. Nii et 10 out of 10 experience, would recommend. No mina sama öelda ei saa. Sest et minuga juhtus siuke asi, mida minuga ei ole kunagi juhtunud nagu. Ja ma tegelikult ma unustasin juba vahepeal ära selle ja elasin normaalset elu, nii et aitäh sellele lugupeetud podcastile siin. See on nii fucking creepy. Ühesõnaga, kõik, kes vaatavad jalgat, mõistavad siin alguses need igasugused valikmängud, need ei olnud valikmängud, need olid need 16. Ja ühesõnaga, need mingi kestsid mingi kuradi 3 öösel, on ju. Või algasid kell 3 öösel. Ühesõnaga, minul oli ilmtingimata vaja neid vaadata. Mõdugi. Ja lõpetasin siis ühe kell 3 öösel, teised kõik magasid. Ja tulin voodisse, panin oma silmaklopid pähe, hakkan just vaikselt magama jääma ja siis mingi vana mehe häälega keegi nagu kõvasti sosistab mulle,
otse sellesse kõrva, mis ei olnud vastu patja minu lapse nime. See on nii fucking õudne, Ja lihtsalt seda nagu ma reaalselt hüppasin istuli, samal ajal kraapisin need eest ära, mõtlesin, et keegi on nagu siin, vaata. Sest nagu ei saa aru. Ja siis vaatan, okei, mees rahulikult magab kõrval. Noh, tema see ilmselgelt ei olnud. Ja kuskil kedagi rohkem näha ei olnud. Ja ma olin nii freaked out reaalselt, et ma ei pandki neid silmaklappe tagasi ja ma ei ole ilma nendeta maganud ikka jube kaua, ma ei mäleta, millal nagu viimati niimoodi. Ja nagu reaalselt nagu hirmunud, ma ei tea, mis asi, üks silm nii kaua, kui vaata vähegi veel suudad, hoiad silma veel lahti. Et äkki keegi kuskilt tuleb ja see jalg, ma tavaliselt võtan nagu teki kaisu, siis üks jalg on teki peal. Oi, see jalg oli terve, see öö oli konkreetselt nagu nii teki jalgu vähegi saab, kõik varbad ka. Oh my god, see on nii creepy. Mu nägu naeratab, aga mu hing on surnud. Aga vahepeal, seda ma vist ei ole sulle rääkinud, vist. Ei ole. Vist ei ole rääkinud vahepeal samas toas. Üks õhtu siis oli sükene kellega mingi 12 äkki. Südaöö oli käes ja siis tulin mehega siia tuppa, et davai, et võtame kokku ennast, vahetame voodipesu ära. Mulle meeldib, et see on teil 2 mehe ettevõtmine. Meil tegelikult on ka, kui aus olla. See on vaata siuke, ma tirin teda siis ka kaasa, kui on vaja, ma ei tea, pesu kuivama panna, sest mul on vaja, et mul on keegi kõrval. See on see Tobi body double. Ja, just. Ja te hakkate tema. Nii, igal juhul hakkasime siis vahetama seda ja järsku kuulen jälle siukest sosinat. Aga ma ei saanud aru, mis see ütles. Ja saad aru, Asko, kes ei usu siukseid asju. Ja ta vist nagu ei registreerinud päris ära ka ja ma ei öelnud talle, et mina kuulsin. Ta oli mingi, kas sa ütlesid midagi praegu või? Aga siis te oled ikka rääkinud mulle, ma mäletan, et ma naersin selle üle, et Askol on. Ja ma olin mingi, et ei, ma olen jumala vait ja ma ei öelnud rohkem nagu mitte midagi selle kohta, aga see, et me järelikult siis mõlemad kuulsime seda. Ja see valmistab. Me oleme reaalselt pool saadet täis rääkinud, aga ma tead või? Teeks äkki sellest siis nagu, ei, me ei saa teha, siin on meile väga olulised teadaanded. Ei saa, tead, mis teeme või? Teeme täna mõlemad mingid korralikud lood ja siis Patreoni ja YouTube'i membersite lood ja siis ongi hästi. Nagu tavalise saate siis tahad öelda või? Ei, muidu me teeme ju mõlemad 2. Selles mõttes ma mõtlesin seda, aga teeme siis niimoodi, et teeme nagu loo ja Patreonide loo. Tavaliselt. Ja, aga selles mõttes on hästi, et mul tegelikult ongi üks lugu selline, mis hõlmab endas 2 lugu, aga ta sobib väga hästi ka korraga ettekandmiseks. Ma korra mõtlesin, et ma teda poolitan. Aga siis ma Minul on ka üks siuke pikem lugu, mis mõtlesin ka, et ma vajadusel poolitan, aga ilmselt siis ei poolita. Nii et tuleb 2 suts pikemat või? Jah, tundub nii ja mul jääb siis Patreoni veel selliseid lookesi, mida ma saan hiljem ka järgmistes saadetes jagada. Pluss hakkab meil nüüd ka tegelikult päriselt ka, me lubame iseendale ja on kalendritesse pandud tundi ja hooaeg. Nii et ma lihtsalt mainin, et me peaksime praegu olema salvestamas ühte. Oli täna või? Jah. Mis rüüs sa räägid? Oli küll, jah. Oli. Esimene oli täna, jah. Mul pole seda küll kalendris. Oota. Mul oli järgmisel kolmapäeval. Järgmine on, jaa. Sorry, minu paha. Täna ei oleks ka saanud seal olla, sest seal on praegu elektrik. Okei. Mul käib ka 2 meest külas täna hommikul. Aga see oli fantastiline lugu sellest, kuidas ma üritasin, meil on katusekorrus ka ja siin läheb jube palavaks, kui siuksed ilmad on. Ja siis meil konditsioneer andis saba ja hakkas vett välja ajama. Jälle. Lakkamatult. Ja siis me kutsusime esimest korda mingisugused härrad
kes siis tegid kindlaks, et on vaja pumpa vahetada. Ja siis nad lahkusid, see oli umbes nädal aega tagasi, sest neil ei olnud pumpa kaasas. Täna nad tulid siis uuesti, hommikul kell 9 olid platsis, nii nagu kokku lepitud. Redel oli kaasas ja üks vend pidi siis vannitoa aknast ronima katusele ja teine siis pidi sees seda värki vaatama. Ja mökerdasid seal midagi ja siis järsku hüüavad üksteisele seal nagu mingi, vahetasid infot, vaata. Ja siis üks hüüab mingi, kuule, et see pump on siin seina sisse pandud, seda ei saagi vahetada ju. Ma olin nagu mingi for fuck's sake, nagu mitu nädalat ja nagu me jõuame nüüd jälle punkti, kus ei saa seda parandada. Ja siis nad helistasid oma ülemusele ja siis ülemus ütles, et kuulge vaadake, et äkki te ikkagi saate timmida, et tehke kas või hooldus ära, äkki läheb normaalsemaks, vaata äkki saab kasutada. Ja siis timmisid siis mingi, näete, katuselt tuleb vesi, it works. Okei. Mul on väga hea meel, et see kõik lõppes sul sellega. See ei ole läbi veel, sellepärast, et see on ajutine lahendus ja kui hakkab jälle vett sisse tulema, siis on perses see lahendus selleks korraks ja siis tuleb vedada mingisugused torud sealt masinast alla tualetti ja siis see vesi läheb kõik otse kanalisatsiooni. Mul on väga-väga kurb ja samas väga-väga hea meel, et ma tegelikult sain kõigest aru, mis sa rääkisid. Aga miks see nii on, siis sellest kõigest ma räägin mõnel muul korral, sest et ma olen praegu ainult soft launch'i teinud sotsiaalmeedias. Nii et jääge kuuldele minu elutähtsate uudiste koha pealt. Aga teeme praegu siis äkki tervitused Patreonidele ja YouTube'i liikmetele ja lähme siis lugude juurde ka või? Lõpuks oi, issand, nii. Vaatame, kas ma saan kätte ka õige asja. On olemas. Ja, et siis nagu tavaks saanud saate keskel me tervitame meie toetajaid, kes ikka aitavad meil seda saadet, iseseisvat saadet teha jätkuvalt ilma reklaami rahadeta me seda teeme või suure meediamaja toetuseta. Ja tänu teile me eksisteerime ja see kogukond on väga tore, mille me oleme loonud. Suur aitäh teile ja eks me omalt poolt püüame siis anda boonussisu vastu lühidalt kokkuvõttes ja siis nüüd aitäh nimeliselt. Ja kõigepealt siis aitäh YouTube'i liikmetele, kõigepealt VIP külmaväristaja Jaanika, aitäh sulle. Ja aitäh külmaväristajad Eidi, Madli, Tõnu, Kirke, Angela, Alice, Vanamutt, Heleli vist, ma arvan, et võiks olla, Mõnglike, Jackie, Sandra, Steffi, Birgit, Janeriin, Ave, Õnne, Egle, Liisi, Marek, kellel on endiselt imeilus selg. Ma ei saa üle sellest. Mul on üks asi veel, mida ma pean rääkima lihtsalt. Marge, Kati ja Pirja. Me ei jõua mitte kunagi saateni. Räägi ära, mis sul rääkida on. Ma lihtsalt solvusin täna hingepõhjani. Ühesõnaga jõusaalis on niisugune tore asi nagu gym crush on ja mis peaks siis andma sulle motivatsiooni selleks, et enda tagumiktrenne ajada. Ja no ma siis sain ühe endale, kellel oli jalavõru. Ma vist rääkisin sulle ka seda. Ja ei rääkinud või? Ühesõnaga, maailma kõige ilusam mees, kellel oli jalavõru. See jälgimisseade siis ühesõnaga, et keegi valesti aru ei saaks jumala eest. Ja no nii ilus. Ja ühesõnaga, mitu kuud juba on nii ilus ja ühtegi sõna eesti keelt ei räägi. Oleme koos pilti teinud, aga ühtegi sõna vahetanud ei ole. Ära naera. Oota, see läheb paremaks. Selles mõttes läheb paremaks, et siis vahepeal jäi jalavõrust ilma juba. Siis selgus, et pool tema võlust siis lahkus koos selle võruga. siis pool tema võlust ka lahkus selle võruga, peaks olema järjekordselt meie teesärkide peal. Ja siis ühesõnaga, ta oli nagu seda tüüpi, vaata, et ta ei ole nagu kedagi otseselt ära tapnud, aga ta tõenäoliselt on mingi kelmusega hakkama saanud. Seda tüüpi, seda lugesid näost seda tal välja või? Ei, ma järeldasin seda tema auto ja riietuse ja kõige siukse asja põhjal, et ta ilmselt, ühesõnaga
väga Me sihuke, jäämegi seda saadet tegema, nii. oota, ma üritan jõuda tänasesse päeva elu eest. Ühesõnaga, lähen mina siis täna trenni. Tuleb treener riietusruumi. Kas sa nägid, et Võru on ka siin või? Mulle meeldib, et tema hüüdnimi on Võru. Mida tal enam ei ole. Ja ma mingi ei näinud, issand jumal, vahetun kiiresti riided ära, davai käppelt saali, et noh, siin ei ole midagi oodata, vaata. Teda näeb niigi nagu kuuvarjutust. Ja saad aru või? Ta oli mingi tädi kaasa võtnud. Kohutav. Päriselt. Mingi näitas talle, kuidas asju teha ja siis mingi silitas ta pead seal vahepeal. Ma olen nii solvunud. Kuidas ta võis teha nii? Kuidas ta ei tea ainsat reeglit nagu? Ei, See aga ei- selles mõttes, et pool Võlu läks koos Võruga ja nüüd teine pool läks Teine koos pool läks selle. Võruga. Ühesõnaga, jah, sihuke vahva story, nii et ma olen natukene heartbroken ka täna. Olgu, aga mina loen siis Patreonide tervitused ette ja nende hulgas on minu kallim. Pool tundi rääkinud. Nende hulgas on minu kallim muuhulgas, kellele meeldib muuta nime ja ta siin pidi ka vahepeal krediitkaarti vahetama ja ma kähku kustutasin ära selle teavituse, et mitte näha, mis nimega ta siis nüüd tuli meie ette. Te saate teised ka muide nime muuta, nii et ahah, ja me ei jõuagi saata endale ausõnana, aga me oleme saanud teilt vahepeal väga armsaid, toredaid kirju. Mul tuli sellega seoses meelde, sest üks inimene, kes on Patreonis, kes kirjutas meile, et ta saatis paki meile ja kirjutas, et ta võib-olla muudab ka oma nime mingil hetkel ära, kui töö tuleb, ehk siis meile alati meeldib, kui tema nimedega nalja teete. Aga aitäh, vippkülmaväristajad, kelleks on Indrek ja Anne-Mai ja siis Taanile nimi on siis seekord taki emotsid, Mdea taki küsimärk ja see on siis lõpetatud 3 musi emojiga ja see Mdea või taki viitab siis meie eilsele vestlusele, kus me arutasime või üleeilsele vestlusele, kus me arutasime, millist konditsioneeri meie peaksime soetama, kas siis Midea või Daiquiri äkki oli, aga mina lugesin sellest välja, ma ei tea, või taki, et muidugi me võtame taki. Ja siis Midea või Daiquiri, palun kirjutage kommentaaridesse, millist konditsioneeri teie või õhksoojuspumpa õigemini teie eelistate. Aga aitäh ka Kikide sõpradele, kelleks on Maimu, kes pole kalalaps, Mari-Liis, Hufflepuff, Pendli Heiks ja Evil Devil. Aitäh külmaväristajad Endre, Kelly Krekiga Kerli, Merle, Shirley, Malle, Ketrini Krekiga, Kadja, Oliver, Krista, Ago, Väike Päike, Grets, Valgesiil, Ellu, Helina, Liina, Kersti, Erki, Anni, Maiken, Anju, Marta Metsaline, Friida ilma Y-ita. Muidu oleks Friday vist on siin lõpus. Must mees akna taga, okei. Anne, aitäh tondist, aitäh Kristin, Regli, kes on ka Y-iga Annika, Kristi, No Name, Häli, kui ma loen õigesti, Mumm ja Volkergeist, Karena, Gretsu, Diana from the Moon, Bell, Gretu, Kathy, nõrga G-ga ja Y-iga. Ja Madara ja siis on mingi pikk nimi. See on see nimi, mida mina ei ole ette lugenud. Olgu, ma teen seda siis, et te siis teaksite, mida ma Heidi on senimaani vältinud, aga see on ka ainus koht ja kord, kui ma seda teen. Vanaisa vanades trussikutes, Eeva tütar. Issand, nii. Ja aitäh siis veel Kiku Krissu, stressikliiniku kaaspatsient, lihtsalt kõrvitsev Eliine Torit, parakriminaalne Merineitse, Ellu, Maret, Paul, Tõnsa, Mari-Liis ja Lisette Kristiina. Lisette on ju armas nimi, aga me teame nüüd ju küll, et meilgi oli oma Lisette ja veel üks teadaanne, enne kui me läheme saate juurde, on see, et meie armas Kirstu-Liis tegeleb koera-kassi ja koduloomade
ma ei tea, kas ka lehmade, aga igal juhul pisemate koduloomade hoidmisega ja marimurike.ee on tema kodulehe aadress minu meelest, kui ma nüüd ei eksi, või oli see siis hoopis sotsiaalmeedia, igal juhul pöörduge tema poole, kui teil on veel ees ootamas suvel mingeid reise, kus oleks vaja, et keegi teie lemmikloomade eest hoolt kannaks, siis Mari-Liis on selleks kõige parem inimene, nii et toetame teda ka. Aga ma nüüd lähen siis, pool tundi on nüüd siis ära lobatud, ma lähen siis saate juurde. me oleme saate juurde olnud, aga ma lähen lugude juurde. Ja mina olen siis tükk aega, kaua ma olen elanud Tallinnas, aastast 2010 ja kuigi ma olen Kloogal väga kaua elanud, siis ikkagi Tallinnas käib töö ja elu kogu aeg ja eriti Kloogale sõites kasutan ma sageli seda Männiku kaudu minekut ehk siis sõites Järve keskuse poole. Kui te möödute sellest, need uued järvetornid, mis seal on ja tanklad ristmiku peal suunaga siis Järve keskuse suunas, siis on seal valgusfoori küljes üks mälestusmärk. See on literaali mu lapsepõlve trauma. Sest et me sõitsime Raplast ju sama teed pidi linna sisse ja välja ja ühesõnaga appi. Sa mäletad ka seda lugu? Ei mingeid väikseid. Ja no väga hea, siis igal juhul vähemalt sa tead, millest ma räägin. Ja mina olen ikkagi seda tõesti kõik need aastad vaadanud ja mõelnud ja kuna ma sõidan sealt mööda, ma ei ole sealt kunagi jala käinud, ma ei ole saanud seda vaadata, süveneda, kellele see on, mis on juhtunud, aga see on näha, et see on aastatest räsitud. Ja siis täiesti juhuslikult sattusin ma ilmselt vist läbi TikToki selle info peale, et mis siis juhtus. Ja tuli välja, et need lilled ja see raamis foto on olnud seal ülekäigurajal siis juba ligi 30 aastat ja selle püstitas sinna aastal 1998 Tallinnas elanud kunstnik ja skulptor nimega Leonid Gratsov. Pärast seda, kui just sealsamas hukkus tema vaid 10-aastane tütar Genia. Ja oli siis 98. aasta kevad. 2 autot seisis ülekäiguraja ees, meenutas Gratsov 2000. aastal Õhtulehe legendaarsele ajakirjanikule Tõnis Erilaidile, kes ka hiljaaegu meie hulgast lahkus ja kellega meil oli siuke vaikiv võistlus, kes saab enne mõne huvitava loo ajaloost avaldatud. Ma mäletan, Johannes Üksiga oli meil, oli siuke, et kumb enne laivi saab. Igal juhul Tõnise lugu on siin, mida ma olen kasutanud, aga on muid ka. Igal juhul Gratsov rääkis siis nõnda. Buss paremal, sõiduauto äärmises vasakpoolses reas. Sealt keskelt kihutas läbi Nikolai Bobrov. Tal võis 100 rauas olla. Tütar oli just minemas karate treeningule. Tal oli juba sinine vöö, väga andekas tüdruk. Auto lohistas teda mitukümmend meetrit. Pärast nägin. Tal olid kotis 3-kilosed hantlid. Need olid ka muljutud. Kujutage ette, kui suur pidi olema kiirus. Ja isa tegi isegi täpse maketi sellest ülekäigurajast, seal seisnud autodest ja siis sellest Bobrovi BMW teekonnast. Juhtum jõudis siis ka kohtusse ja kuigi sellest ma väga palju avalikku materjali ei leidnud, rääkis siis Gratsov samas Õhtulehe artiklis, et see kohtumine nende tütre tapjaga oli ikkagi kohutav kogemus kogu pere jaoks. Tsiteerin, kohtus küsisid nad advokaadiga ilkudes, palju ma tütre eest raha tahan. 2 Tretjakovi galerii väärtust oli vastanud siis Gratsov. Minu tütart rahas mõõta ei saa. Oli siis ta veel täiesti endast väljas ja täiesti arusaadavalt. Ja Bobrov ja tema advokaat venitasid siis kohtus käimisi igasuguste haigestumiste ja igasuguste muude põhjustega kuni järgmise aasta suveni, 99 siis. Ja Erilaid vahendas, et kuidas siis kohtus mõõdeti sekundeid ja räägiti hoopis sellest, kui kiiresti tüdruk käis või kas oli ikka roheline tuli või vilkus või oli äkki kollane juba.
aga samas noh, asi oli see, et teised autod kõik seisid rahulikult punase tule taga. Ja ainult Bobrov oli see siis, kel tuli nagu kuradi takus oli ja pani nagu hullumeelne, onju. Kuidagi samas suudeti tuvastada, et algse 60 kilomeetrit tunnis kiiruse asemel sõitis ta 37-ga, mille peale ei suutnud siis see tüdruku isa irooniat tagasi hoida ja ütles, tõllaga sõitis või? Tal oli ju 700 seeria BMW, varem oli teda veel rohelise lehega sõitjad kiiruse ületamise eest mitu korda karistatud. Kui sul on 3-kilased hantlid muljutud ja see ei ole 37 kilomeetrit tunnis. Ja tüdruku tapja, 10-aastase tüdruku tapjale mõisteti karistuseks aasta tingimisi. Võeti ära 8,5 aastaks juhiluba. Aga Kravotsov, ma ei teagi, kumb ta siis on, Kravotsov, olen erinevalt kirjutanud. Igal juhul ta teadis juba siis ühes hilisemas loos rääkida, et juba 2000. aastal sõitis tüdruku autoga tapnud juht taas ringi ja isa kavatses siis pöörduda Euroopa kohtusse. Sellest mälestusmärgist oli veel siis kirjutatud 99. aastal Eesti Päevalehe artiklis, mille autor oli Rein Sikk, ka legendaarne ajakirjanik. Pealkiri oli Mälestusmärk külvab õudu ja seal oli siis intervjueeritud erinevaid inimesi. Osad arvasid, et see segab ja takistab autojuhte, kes võivad siis ehk järgmisegi liiklusõnnetuse põhjustada. Teised, umbes, et jääd seal vaatama, aga ühesõnaga ma ei tea. Ja teised arvasid, et lillivaasides tasuks tihedamini uuendada ja selles artiklis oli mainitud, et Tallinna Transpordiameti juhataja lubas asjaga tegeleda, et kinnitades, et mälestusmärkide koht on surnuaial. Aga 3 aastakümmet hiljem näeme, et see seal on praegusenigi. Ja siin ma läksin poolitanud, aga ega siis Bobrov, nagu te arvate, ei ole vaid ühe teoga seotud või juba siin mainitud tegudega. Teda ootasid ees suuremadki teod, Viinamäe teod. 2000 aasta kevad oli ta siis 22-aastane ja kaitsepolitsei hinnangul sattunud väga suurtesse võlgadesse. Ja uurijate versiooni järgi otsustas ta siis hankida raha siuksel suurepärasel moel, mille nimi on väljapressimine ja sihtmärgiks oli siis Stockmanni kaubamaja. Plaan oli lihtne, kuigi ohtlik. Nad plaanisid siis oma kaaskrimkadega panna kaubamajja lõhkekehad, et tekitada paanikat ja nõuda seejärel 2 miljonit krooni. Üksi ta seda siis ei korraldanud, nagu ma ütlesin, et kapo süüdistuse järgi olid siis tema peamisteks kaaslasteks 22-aastane Deniss Balõnski, tema peamiseks kaaslaseks, aga sinna kaasati siis ka tollane ESS-i turvatöötaja 24-aastane Marina Kaširova, kes töötas Stockmannis ja tema ülesanne oli siis anda meestele kaubamaja turvameeskonna telefoninumber, mille kaudu siis väljapressimisnõudeid esitada. Lõhkeaine hankimises süüdistati omakorda siis selliseid mehi nagu Andrei ja Ruslan Berežinit ja Igor Gretškod. Gretško on ka väga tuttav nimi, aga igal juhul nad hakkasid mai alguses siis asja ette valmistama. Bobrov ostis siis Berežini vahendusel ahtmekaevandusest pärinevat ammoniiti, 3 detonaatorit, mille müüs talle siis Gretško ja lõhkeaine oli pakitud piimapakki. 18. mail valmistasid nad siis Pärnu maantee korteris, see oli siis Bobrov ja Balõnski, 2 pommi. Süütemehhanismiks kasutasid nad pandimajadest odavalt ostetud Motorola mobiiltelefone. Fun fact, ma eile, kui me mängu vaatasime, ma nägin Motorola reklaami ja mõtlesin, et issand jumal, sellist, ta jooksis seal Motorola football is calling, mingi siuke slogan ja mõtlesin, Motorola, kas teil on nii palju raha, te olete nii ebatähtsad tänapäeval mobiiliturul, et te jaksate osta reklaami MM-ile? Nad tahavad olla päevakajalised. Jah. Igal juhul Motorolat nad kasutasid, sinna panid siis kõnekaardid sisse ja mõte oli iseenesest lihtne, et helistad telefonile ja siis annab elektriimpulsid ja detonaatorisse ja käivitab siis plahvatuse. Kaširova sai siis asjast, see on siis see naine, see turvanaine.
Tema sai siis päev varem teada ja 18. siis, ma ei tea, päev hiljem on siis 19. Igal juhul vahet ei ole, sõidavad siis Bobrov ja Polõnski laenatud Audi 100-ga Stockmanni maa-alusesse parklasse. Bobrov on ilusasti ülikonda riietatud, jalutab kamomajja, kaasas diplomaadikohver ja kilekott. Ja kilekotis olid siis mahla ja küpsisepakid, mille sees olid pommid ja ta jättis need siis toiduosakonna riiulitele. Ja enne, kui nad siis lõplikult oma plaani käivitasid, sõitsid nad Männiku karjääri. Seal lasi siis Bobrov samasuguse lõhkekeha mobiilikõne abil prooviks õhku. Kõik õnnestus, järgnes järgmine etapp. Öösel nad sõitsid siis, nemad siis ehk Bobrov, Polõnski ja Kaširova, see on siis jätkuvalt see naisterahvas Maardusse. Mingite mahajäetud tööstushoonete juurde Bobrov jäi sinna ootama, sest et nad kujutasid ette, et sinna siis tulevad Stockmanni esindajad ja toovad neile 2 miljonit krooni. Ja samal ajal üritas siis Polõnski koos Kaširovaga telefoniautomaate kasutades Stockmanni turvatöötajaga ühendust saada. Esimene kõne õnnestus siis kell 2:36 öösel. Polõnski siis teatas, et kui raha ei maksa, plahvatab pomm 15 minuti pärast. Veidi hiljem helistas ta uuesti, aga unustas kiirustades öelda, et kuhu raha tuleks viia. Ja siis ta ähvardas, et pomm plahvatab 5 minuti jooksul, aga kahjuks nii ei läinud. Polõnski arvas, et see mobiiliga aktiveeritud pomm oli kohe plahvatanud, tegelikult aga ei reageerinud lõhkekeha mingitel teadmata põhjustel telefoni kõnele ning aktiveerus alles mitu tundi hiljem hommikul kell 10:54, kui teadupoolest on poed juba avatud. Majas viibisid kliendid, plahvatused sai vigastada 2 inimest. Üks külastaja nimega Helgi sai kuulmiskahjustuse ja leedulanna Audrona põletushaavu. Kahju oli siis ligemale 290 000 krooni. Aga Polõnski arvas endiselt, et esimene pomm oli juba öösel plahvatanud, sõitis tagasi Maardusse. Seal lasi siis Bobrov kell 4:40 õhku ka teise lõhkekeha, aga see viibis siis mahajäetud tööstushoones ja selles keegi vigastada ei saanud. Esialgu siis arvasid demineerijad, kes kohale jõudsid, et kasutatud oli sõjalist lõhkeainet, hiljem siis selgus, et oli hoopis ammoniidist ja kogu see mobiiltelefoni business. Ja samal aastal siis 2000 kinnitas prokuratuur süüdistused, saadeti kohtusse 6 inimest ja kapo hinnangul siis oli kogu plaani organiseerija Nikolai Bobrov, motiiviks võlad, tahtsid saada raha. Temaga koos said siis süüdistusega Polõnski, Kaširova ja siis need lõhkeaine vennad. Ja juulis 2000 vabastas siis esimesena sellest plahvatuse korraldanud kolmikust 25-aastase Maria Kaširova, kes oli üritanud ennast vanglas üles puua. Paar päeva hiljem vabastati siis ka Polõnski ja jäi siis vaid see põhivend Bobrov vahi alla. Ja Maria Kaširova ema rääkis siis, et tema nägi Nikolaid esimest korda 90. aastate esimesel poolel. Ütles, et kuna neil oli kodus arvuti ja internet, et siis Nikolai käis neil külas kui arvutihuviline noormees. Et tema nagu ei teagi, et nad oleksid pärast seda väga suhelnud, aga umbes nädal enne siis pommiplahvatust hakkas siis Nikolai pidevalt nende juures Maardus käima. Seejuures oli siis Maria ema Stockmannis koristaja, nii et ema oli koristaja ja tütar oli siis turvanaine. Ja ema ütles, et poisid rääkisid talle viimasel hetkel siis Mariale, et Stockmannis on lõhkekehad ja tütar peab aitama neid lõhata. Minu vahetus lõppes südaööl. Maria kuulis, et just siis peab kärgatama pauk ning üritas kõik teha, et mina ja ka teised koristajad eluga pääseksime. Teine pomm pidi plahvatama ka öösel 5 ajal. Ma ei tea, mis läks viltu, pomm lõhkes alles pärast seda, kui kaubamaja avati. Ema ei saanud aru, miks tütar talle kõigest ei rääkinud kohe, et lihtsalt arvas, et ta kartis. Ja siin on nüüd siis veel see tütre kaotanud Leonidi tsitaat. Ma ütlesin kohtunikule juba eelmisel aastal protsessi ajal, et Nikolai Bobroviga kohtute veel kindlasti.
Ja pommiplahvatuse korraldajana sai siis ta veelgi skandaalsema kuulsuse ja siis Leonidi hinnangul on ta alatu mõrtsukas, kellele siis Eesti liberaalsed seadused jätsid võimaluse vabaduses uus kuritegu korraldada. Ja kohtuistungi eel kinnitas siis isa, tsiteerin, ettevaatust mõrvar. Ja Tõnis Erilaid võttis siis artiklis asja kokku. Julm noormees, ta ei pidanud isegi kohtus vajalikuks vabandada surnud sõidetud tüdrukudu vanemate eest. Ja karistus ka kiirelt kokkuvõttes. Nikolai läks kinni 7 aastaks, Palõnski 8. Maria Kaširova sai kaasaitamise eest 5-aastase tingimisi karistuse ja need lõhkaine vennad said siis samuti tingimisi karistuse ja loomulikult siis ikka seal tsiviilnõuded kahju tekitamise eest. Nii et selline lugu siis, mitu sellist lugu läbi ühe antikangelase. Aga lähme nüüd 50. aastate Ameerikasse armastust otsima. Oh no, Ameerika, kohutav, ainuke armastus praegu on jalgpall. Ja tollel ajal, eks ju, Tinderit ei olnud. Eks ju. Nagu me teame, Tinderit ei olnud. Ja tihti siis otsiti armastust näiteks ajalehe vahendusel. Pandi sinna kuulutus ja oodati, kas keegi vastab, äkki vastab eluarmastus. Ja tihti need inimesed siis, kes ajalehe kaudu armastust otsisid, olid kas siis juba leseks jäänud või lahutanud või ühesõnaga nemad otsustasid, et nad riskivad, kirjutavad võõrastega ja vahetavad kirju ja äkki läheb hästi. Ja nüüd me jõuame kuidagi Ameerikast Saaremaale. Väga hea. Ja siis Saaremaal kasvas selline tüüp, lümandas siis nagu Aleksander Hannus. Ja tema oli siis endine merekapten ja 50-ndatel oli tema juba niisugune 70-aastane härrasmees. Mulle meeldib, meil on nii palju lugusid lümandast. Ja aga tema nimega on nagu niisugune so-so, sellepärast et erinevates allikates ta on kas Hannus, Hännas või ühe korra on ka Harmat. Nii et ärge siis nõuet ei esitage, palun. Igal juhul 25. aprillil 1956 avaldati siis ühes väliseesti ajalehes lugu, kus siis teatati, et politsei arreteeris Aleksander Hannuse New Yorgi osariigis pärast seda, kui mees oli üles tunnistanud, et tappis umbes 6 kuud varem 60-aastase lese, kelle nimeks oli Anna. Ja Anna elas samuti New Yorgis. Tema keha oli siis maetud ühe farmi lähedale üksikusse kohta, Catskillsi piirkonda, Delaware'i maakonda ja kui siis politsei Hannusega sinna paika jõudis, tuli siis see surnukeha paksu lume ja külmunud maa alt välja kaevata. Ja noh, kuna üks osapool on surnud või oli juba sellel ajal surnud, siis see, mis nende vahel toimus, on niisugune nina on ju. Aga Hannus oli siis politseile rääkinud, et neil tekkis siis eelmisel aastal tüli ja siis võttis ta naise auto ja põgenes. Ja täpselt sama tegi ta ka siis, kui ta oli naise ära tapnud, võttis tema auto ja lasi jalga. Ja tema siis möllas mööda Ameerikat ringi selle surnud naise autoga, käis New Orleansis, käis Californias, käis Miamis,
oli, nautis värki ja naabritele oli ta siis enne oma kadumist pidulikult teatanud, et tema ja proua sõidavad koos mesinädalaid pidama. Ja see on nagu ja. igal juhul, kui nad siis väidetavalt koos ära kadusid, koos jutumärkides, tekkis politseil juba kahtlus. Nad muudkui otsisid, aga kuskilt neid ei leitud. Aga Hannus oli jõudnud New Orleansi ja üritas saada siis oma ohvri hoiuseid Middletowni pangast kätte. Ja summa ja ma ei oska rääkida enam. Summa oli tollase ajalehe andmetel siis umbes $2000, mis siis sellel ajal oli üsna märkimisväärne summa. Tal oli kaasas siis Anna pangaraamat, aga pangateller siiski vaatas, et võõrale ei anna. midagi on kahtlane see värk, et äkki ikkagi ei lähe selle asjaga kaasa. Ja siis saadeti siis panga poolt Anna nimele kiri sellele aadressile, mille Hannus oli siis selleks, et raha kätte saada pangale andnud. Ja samal ajal pank siis oli see, kes teavitas politseid. Ja politsei siis selgitas välja, et aadress oli meeste üürimaja aadress. Ja Hannus oli seal küll elanud, aga selleks ajaks, kui politsei siis jaole sai, oli mees sealt juba lahkunud ja edasi siis liikunud juba California suunas. Ja mingil hetkel ilmus Hannus uuesti välja ja seekord siis oma ohvri mõrvapaiga lähedal ja politsei tabas ta siis New Yorgi osariigis Bloomingburgis ja ülekuulamisele vend ja ülekuulamisel siis tunnistas ta mõrva üles. Aga Alexander siis Hannus oli siis Ameerikasse jõudnud tegelikult juba palju aastaid varem. Seal ta siis oli enne sõitnud merd, omandanud kapteni litsentsi ja ametivõimud võtsid talt hiljem litsentsi ära, sest et väidetavalt oli Hannus siis eksinud laeva meeskonna liikmete kohtlemisel mingite reeglite vastu. Ehk siis tõenäoliselt, jah. Arvest 50-ndaid, et ega see väga ilus vist ei olnud. See pidi olema midagi väga koledat, jah. Just, ja siis ühes ajalehes mainiti, et mingi sükene kuulujutt oli, et ta vist peksis ühe meeskonnaliikme läbi. Teise maailmasõja ajal olevat ta litsentsi tagasi saanud ja mõnda aega siis taas merel olnud, aga tema elukäigus oli ka varem igasuguseid sekeldusi ette tulnud. Näiteks kirjutati, et teda tundnud kaasmaalased ei rääkinud temast ega tema käitumisest kunagi midagi head. Nimelt siis Eesti iseseisvuse esimesel aastakümnel oli ta viibinud mõned aastad Eestis ja pidanud siis Eestis kauplust. Ja ka siin oli tal olnud tegemist ametivõimude ja kohtuga ning väidetavalt ka vanglaga, muuhulgas siis pettuste pärast. Ja allkirja oli ta ka võltsinud, nii et ajalugu kordas iseennast põhimõtteliselt. Ja põhimõtteliselt siis siuke värk oligi, et Annale sai usaldus võõra mehe vastu, Eesti mehe vastu surmavaks. Kirjutati veel siukene vahva artikkel siukses ajalehes nagu Stockholms Tidningen, mille pealkiri oli siis, et 70-aastane merekapten mõrvas oma naistuttava, kas esimene eestlane elektritoolil. Vaatan, et ma sain nüüd Dagmari huvi. Jah, kusjuures huvitav on see, et ma lihtsalt, mul tuli praegu sisse informatsioon ampritest, nii et elektriteemaline ja see oli väga. Ja nõme asi nagu selle juures ongi see, et see sama lugu siis lõpetaski nagu või lõppeski märkusega, et Hannust võib ees oodata kas elektritool või vähemalt eluaegne vangistus.
ehk siis aga mis tast tegelikult sai? Ei tulnudki välja või? Jaa. Kenist ka ei olnud infot või? Mina ei näinud Geniska. Kuidas ta nimi kirjutati? Aleksander Hannus. Hashiga, jah? Jaa. Vaatame kiirelt. Nii. Ta oli siis sündinud millalgi 19. sajandi lõpus, on ju? Jah. Ja see, millest sa rääkisid, oli mis aastal? 58? See oli 56. Okei, ta on 67. aastal sündinud, aga 67. Siis see ei ole sama inimene ju. Ei no 58 oli ju enne 60-ndaid. Surnud? Jah. Mitte sündinud? Ja surnud 1967 on okay, siin vähemalt keegi sama nimeline ja kihelkonnal, sündinud kihelkonna on kohe seal Lümanda kõrval. Ei pruugi olla sama inimene, aga võib, selle järgi oleks ta justkui nagu Eestisse tagasi tulnud. See ei ole ju nagu option selles mõttes, kui nagu variant oli kas elektritool või lihtsalt eluaegne. Jah, siis on siin veel üks Alex Hannus, kes on sündinud Eestis, surnud Ameerikas. Nii. Kuud ei ole pandud, aga aasta 1975. Tagamõisas samamoodi Saaremaal. Nii et siin variant ikkagi nagu on, et paistab, et elektritoolile ei läinud. Vaata, Lümandast on 66. aastal, 1866 sündinud, aga tema on liiga vana. Jaa. Aga see, kes Ameerikas suri, see nagu võiks, aga tal ongi Alex lihtsalt, mitte Aleksander. Tal on Alex, kaldkriips Aleksander. Okay. Richmond, Madison County, Kentucky, United States. Ja abikaasa on olnud Minna Helen Espere ja Aida Belle Hannus, nagu võib-olla äkki. Ametlaeva kapten. That's the one. That's the one. Nii et 89 aastaselt ta suri, 20 aastat. Ilmselt oleks siis lihtsalt kinni, jah? Siis ta oleks jah, eluaegselt istuma. Jah. No võt, näete siis. Ja ma igaks juhuks veel vaatan üle siin kiirelt, ma pean lihtsalt ka sisse logima, et sündinute nimekirjas, kas ta siis sündis, kui ta kihelkondas sündis, siis ta võis vabalt sealt Lümandasse minna, see on mingi 10 kilti kõndida. Roomas. Jah. Käputas. Aga väga huvitav leid ja väga äge lugu, nii nüüd mul on, ma ütlesin Aleksander Hannus. Nii, kurat, ma ütlen, see on see käekirja dešifreerimine. Geburtet, nii. Okei, ma ei loe seda siit kiirelt välja. Aga 29. veebruar oli ta sünnipäev. Juhul, kui teid see huvitab. Ja pilt on siin ka juures muide. Aga sa saad siis panna selle plaksti. Ta näeb välja natukene nagu minu vanaisa, nii et ma ei tea, kas ma tahan panna. Näeb väga kuri välja küll ausalt öeldes. Kuri mees. Jah. Aga natuke nagu minu vanaisa, kes oli ilus mees. Okei, nii, kiire arhiivid tehtud, kiire saade ka tehtud, kõigest tund aega, kõigest 2 lugu, aga vaat millised lood seest. Minu meelest väga head lood täna. Väga head lood. Loodame, et teilegi meeldisid ja boonusosas saab kummitusi, kuidas boonusosasid kuulda. Minge Vatterini või liituge YouTube'iga ja sealt neid juba kuuletegi.
ja natuke siin tiiserdame ka, et millega vähemalt minul tegemist tuleb sel korral. Ja Musikalli Pai, aitäh, et te olete nüüd, mitmes hooaeg see meil nüüd oli siis? Viies 5. hooaeg, 7. aasta aasta. läks käima, tuleb Exceli tabelit uuendada. Nii et paneme siit nüüd täiega edasi ja Naasju tuleb praegu ja vaatab laadale otsa, siin võib minna kohe äsamiseks. Okei, aga kohtume järgmisel nädalal ja seniks püsige kõhedad. No nii, kuna ma räägin, laada on seal ja seal vastas on siis uks, on ju, raamaturjuuli vastas. Siis praegu oli Naasju küll väga julge, et ta tuli siin. Aga laada magab nii sügavalt, et tal on jumala sai. Nii, ma kohe panen endale need lood ette. Saatis siis Anu Instagrami lingi, kus siis küsiti, et kommentaariumis võiksid siis õendusametiga seotud inimesed jagada kriipisid lugusid ja valisin sealt välja siis 10 kommentaari. Nii et ma kõiki ei hakka ette lugema, vaid jätan osad järgmisesse aega. No tule naisukene. Ma ei tea, okei, ühesõnaga. Olge valmis, et siin võib minna teemaks. Aga ma siis alustan, ma isegi järjestasin need kriipinduse järgi, aga ma võtan siis kuidagi suvaliselt. Nii, esimene kommentaar. 2019. aastal hoolitsesin ühe 80-aastase patsiendi eest. Ma ei teadnud siis, et haigla oli kunagi aastaid olnud maha jäetud. Ühel ööl, kell oli umbes südaöö, tulin tualetist tagasi ja nägin oma patsienti koridoris. Ta palus mul viia ennast 20. korrusele. See korrus oli kasutusest väljas, täiesti pime ja maha jäetud. Kuigi see tundus imelik, sõitsime liftiga üles. Kui uksed avanesid, oli ees ainult pimedus. Patsient ütles, mine sina esimesena. Mul tekkis halb tunne ja keeldusin. Tema läks ees ja mina järgnesin. Kõndisime läbi pimeda korruse, kuni jõudsime ühest toast kõige süngemani. Patsient vaatas mõnda aega sinna sisse. Seejärel ütles ta vaikselt, mine tagasi. Hakkasin kiiresti eemalduma. Siis helises telefon. Ja mulle öeldi midagi, mis ei saanud olla võimalik. See patsient oli surnud juba pool tundi tagasi.